Mis on sõltuvus? Seda videot vaadates saate kasulikku teavet sõltuvusest. Teete läbi lihtsa testi, mis aitab otsustada, kas teil on sõltuvus. Mõistate mõningaid vääraid arusaamu sõltuvusest. Jõuate sõltuvuse põhjusteni ning loodetavasti, kui te peaksite abi vajama, muutub selle küsimine teie jaoks lihtsamaks. Narko- ja alkoholi ehk keemilisel sõltuvusel on 2 peamist omadust. Teil on raskusi tarbimist kontrolli all hoida. Te jätkate tarbimist vaatamata negatiivsetele tagajärgedele. Milliseid ohumärke peaks jälgima? Sõltuvus algab heaolutundega. Negatiivsed järelmõjud avalduvad hiljem. Tavaliselt on esimesteks kannatajateks teie suhted teistega. Te muutute närviliseks ja kannatamatuks. Suuremal või vähemal määral saavad kannatada kõik eluvaldkonnad. Järk-järgult teie sõltuvus kasvab. Tarbimisele järgneval päeval tunnete süütunnet. Kaine olles ei suuda te mõista, mis teiega valesti on. Samal ajal sisendate endale, et küll kõik läheb mööda. Lõpuks lisandub süütundele hingeline tühjus. Selleks, et jätkata tarbimist, hakkate valetama ja teatud asju varjama, mis omakorda muudab teie enesetunde veelgi halvemaks. Siin on lihtne test, et määrata kindlaks, kas te kannatate sõltuvuse all. Kas teil tekib vahel süütunne peale narkootikumide või alkoholi tarbimist? Kui teilt küsitakse teie narkootikumide või alkoholi tarvitamise kohta, kas vähendate oma vastustest teadlikult koguseid? Kas teid ärritavad seda sorti küsimused? Kas olete kunagi kaalunud tarbitavaid koguseid vähendada, kuid see on teil õnnestunud vaid ajutiselt? Siin on tulemused. Kui te vastasite jaatavalt vähemalt ühele eelnevatest küsimustest, siis on teil juba 75% tõenäosusega sõltuvus. Kui vastasite jaatavalt 2 küsimusele, on sõltuvuse tõenäosuseks 85%. Ja kui te vastasite jaatavalt kõigile 4 küsimusele, on teie sõltuvuse tõenäosusprotsendiks 95. Kui levinud on sõltuvus? Sõltuvuse ees on kõik võrdsed. Umbes 10% inimestest vastab võimalike sõltlaste kriteeriumitele. See võib juhtuda ükskõik kellega meist. 10% lihttöölistest ametnikest ja juhtidest on sõltuvus. Kõikidel neil inimestel võivad olla erinevad eelistused sõltuvust tekitavate ainete osas, kuid nende käitumismuster on sama. Millised on mõningad väärad arusaamad sõltuvusest? Esimene väärarusaam. Sõltuvuse korral tarvitatakse sõltuvuse tekitajaid iga päev. Sõltuvuse definitsioon ei ütle aga midagi kasutussageduse kohta. Te võite tarbida kord nädalas või kord kuus, kuid kui teil on seda tehes raskusi piiripidamisega ja te jätkate tarvitamist vaatamata negatiivsetele kõrvalmõjudele, on tegu sõltuvusega. Teine väärarusaam. Sõltuvuseks peab olema pidev vajadus sõltuvustekitajate järele. Sõltuvus ei tähenda, et peate tundma vajadust sõltuvustekitaja vastu igal hommikul. Mõned inimesed mõtlevad tarvitamisele kogu aeg, mõned peaaegu mitte kunagi. Mõned inimesed tunnevad oma tungiva vajaduse ära alles vahetult enne tagasilangust. Kolmandaks. Sõltuvuse puhul pole tähtis, kui lihtne või raske on sõltuvuse tekitajatest eemal olla. Tähtis on see, kui raske on nende tarbimine täielikult lõpetada. Neljandaks. Teie elu ei pea olema tingimata probleemne, et teil võiks tekkida sõltuvus. Kui teie elus juba esineb probleeme, olete alustanud piiride ületamist toimetulevast sõltlasest mitte toimetuleva sõltlase suunas. Sõltuvus on progressiivne. See muutub ajas aina tõsisemaks ja teid võivad oodata järjest raskemad tagajärjed. Ei ole paremat aega lõpetamiseks kui praegune hetk. Millised on sõltuvuse põhjused?
sõltuvust tekitavad 50% ulatuses teie geenid ja 50% ulatuses suutmatus oma elu ja erinevate keeruliste situatsioonidega toime tulla. Te ei saa muuta oma geene, kuid te saate õppida keerukate olukordadega toime tulema. Miks kasutavad inimesed narkootikume või alkoholi? Põgenemiseks igapäevamuredest, lõõgastumiseks, enda premeerimiseks. Need on inimlevinud põhjused, millega inimesed õigustavad narkootiliste ainete või alkoholi tarvitamist. Sõltlased on unustanud, kuidas teha seda ilma keemiliste aineteta või pole nad seda kunagi tegema õppinudki. Igal juhul on teil võimalus arendada välja oskused, et jõuda soovitud tulemuseni ilma keemilisi aineid tarvitamata. Lõpetuseks tahaksime jagada teiega üht tähtsat mõtet. Teie geenid ei määra teie saatust. Paljud inimesed pärinevad sõltlaste või muidu stressirikkast perekonnast, kuid sellele vaatamata on suutnud oma minevikku selja taha jätta ja elavad õnnelikku elu. Te ei saa muuta oma minevikku, aga te saate muuta oma tulevikku. Paljud inimesed on suutnud seda teha enne teid ja teie suudate samuti. Soovime teile tervislikku ja õnnelikku paranemist.